tere. Tere. Tere kõikidele. Ootan natukene, kuni inimesi tuleb juurde ja ma palun teil öelda, et kas selliselt kauguselt on mind kuulda, sest mul on siin veel muusika kõrval. Kas nii kaugelt on hästi kuulda või pean mikrofonile lähemale minema? Nii südamekesi näen, aga keegi pole kirjutanud, kas on kuulda. Tere kõikidele. Võite nii kaua kirjutada, kust te mind praegu vaatate ja kaua olete olnud minu jälgija, et mul on siin viimaste päevade jooksul lisanenud 100 jälgijat läbi siis Angela Absaloni ajuloputuse podcasti ja tegelikult ma mõtlesingi teha laivi just nimelt kõigepealt nende 100 jälgija pärast, kes on mul lisanenud, selleks, et ma saaksin ennast tutvustada teile ja muidugi ka vanadele, kes on minuga ammu olnud, sest et ma ei ole ammu käinud online'is, ei ole ammu ennast näidanud, päris pikalt juba. Võite kirjutada kommentaaridesse, kus te mind vaatate ja kaua olete mind jälginud juba. Nii, mina nende 100 seas. Tere, Anne Fitt-Mari. No nii, keegi tahab lisada, tulla mulle teiseks osalejaks, aga täna ei ole see päev, kus ma teen kellegagi koos seda. Ma arvan, et kõigepealt võib-olla peakski natuke rääkima iseendast, et kes ma siis olen ja kust ma tulen ja mis on minu ajalugu, kuidas ma jõudsin siis sinna, kus ma olen praegu. Ma arvan, et mul ei ole ühtegi sellist laivi, kus ma... No nii, nüüd ma peaks tagasi olema. Et ma arvan, et mul ei ole ühtegi laivi, kus ma päriselt räägingi niimoodi otsast lõpuni oma lugu. Et sellised isiklikke asju ma olen muidu jaganud teraapilistes gruppides ja transpersonaalse psühholoogia koolis, kus ma olen siis 4 aastat õppinud ja muidugi konstellatsioonikoolides, seal kõik teavad minust kõike, sellepärast et me jagame kõik oma lugusid ja töötame läbi oma ajalugu ja kõik teavad kõikidest, kes on seal gruppides, aga avalikult ma vist ei ole kunagi jaganud niimoodi otsast lõpuni, et kes ma olen ja oma lugu. Mina olen siis Anastasia Kaldussova, sündisin 18. mail 1996 Tallinnas Sõle sünnitusmajas ja lapsest saati olen elanud, tähendab sünnist saati hakkasin elama koos minu emaga, sellepärast et enne minu sündi ema otsustas isa juurest ära minna teatud põhjustel, mis emale ei meeldinud isa juures
ja ema hakkas olema üksi ja kandis siis mind 9 kuud ka üksinda. Ja Tallinnas niimoodi ma sündisin. Meil oli korter. Emal oli see korter eelmisest abielust. Minu õe isalt saadud korter. Minu õe isa oli sõjaväe ohvitser, sellepärast talle anti see korter siin Tallinnas, kuna nõukogude ajal väed olid ühendatud. Ja siis minu ema on muidu pärit Kaliningradist, aga jah, kuna see tema abikaasa tuli siia siis nõukogude ajal Eestisse, talle anti see korter siin, siis ta kinkis seda minu emale ja ema kolis Eestisse. Ja siin nad kohtusid minu isaga, tegid mind, ema läks minema ja siis sündisin mina. Ja ütleme niimoodi, esimesed 20 aastat on minu elust olnud üsna kurvad. Et sündmuseid on olnud palju ja erinevaid ning kohe ma räägin teile nendest sündmustest lähemal. Tere kõikidele! Siin on 15 inimest juba, päris palju. Kui ma olin 3-aastane, siis emalt peteti korter välja. Ma nagu ei hakka laskuma liiga palju detailidesse, et ma üritan niimoodi kokkuvõtvalt rääkida teile siis oma lugu ja võib-olla kunagi mingi teine kord, et sellistes rohkem intiimsemates gruppides ma räägin seda lugu detailsemalt siis. Aga avalikus ruumis ma püüan lihtsalt nagu jääda maksimaalselt pinnapealseks, et ei läheks liiga palju detailidesse. Et siis, kui ma olin 3-aastane, minu emalt peteti korter välja ning me jäime tänavale elama ja elasime antud sama maja keldris. See oli kuskil pool aastat. Sealt on mul hästi palju mälestusi, mis on seotud keldriga. Ma mäletan seda päeva sama hästi kui tänast päeva, et see on hästi tugevalt aiu sööbinud, et teraapias olen sellega hästi palju tegelenud, hästi palju seda väikest tüdrukust sealt keldrist välja toonud, et see oli aeg, kus tööd ei olnud, raha ei olnud, elasime keldris ja ema otsis siis prügikastidest toitu, mida ta tõi siis kohale, lõikas seda normaalseks ja me sõime seda, mis oli siis normaalne, mitte mädanenud osa. Ja paralleelselt käisime kerjamas raha. Ja selline oli siis minu 3-aastase lapse elu, päris keeruline. Aga selles mõttes, et ema on olnud väga tubli, ta ei teinud enesetappu, ta ei andnud mind lastekodusse, et tal on olnud piisavalt jõudu, et leida seda prügikasti toitu, mitte iga inimene on valmis seda minema tegema tänavale ja on jäänud ellu ja see on kõige olulisem. Kui ma olin siis 3-aastane ja pool aastat, me elasime seal keldris. Peale seda ema sai kohta ema ja lapse varjupaika. Seal me viibisime kuskil pool aastat, kuni siis meile anti sotsiaalne korter Koplis ja alates 4-aastasest me hakkasime elama seal sotsiaalkorteris. Ja peale seda juhtumid, kus mul emal võeti ära korter, kõik tema asjad visati aknast alla,
See oli ka olukord, kus ma nägin pealt, kuidas mu ema pea külge pandi püstol ja öeldi, et kui sa rapsid, kui sa hakkad midagi siin tegema, püüdma korterit tagasi saada, siis me lihtsalt leiame sind ja tapame su ära. 90-ndad, üsna tavaline 90-ndatel, et selline asi pannakse toime. Muidugi igal asjal on oma põhjused ja minu ema ei ole ka siin loos 100% puhas ohver, kellele see lihtsalt tuli kaela. Et nagu me kõik teame, mis asi on karma ja kui me ei ela selle reeglite järgi, universumi reeglite järgi, siis kahjuks sellised asjad jõuavad meile varem või hiljem järele. Ja kuna minu ema pidi selliseid kohutavaid sündmusi läbi elama, vaikselt tal hakkas arenema skisofreenia, paranoidaalne skisofreenia, mis tähendab siis jälitushirm. Kuna talle päriselt pandigi püstol pea otsa, pea külge ja kõik tema asjad võeti ära, siis ta hakkas kartma jälitust, hakkas kartma, et keegi on alati meil ukse taga. Ühesõnaga see, kes teab, mis asi on skisofreenia, teab väga hästi, mis asi see on, kui inimene kardab, et kogu aeg keegi üritab sind ära tappa, maha lasta, sind paljaks varastada. Et selline haigus hakkas tal siis progresseeruma aja jooksul. Ja paralleelselt ta nagu ei käinud tööl, elasime siis toetustest, perioodiliselt meil ei olnud sööki, et nälgisime. Siis koolis ma kuidagi käisin normaalselt ja tegelikult, mis ma tahan öelda, et lapsepõlves ma ei tundnud ennast kurvana, vaid see oli siuke üsna rõõmus lapsepõlv, kus ma jooksin ringi, tegin, mis ma tahan õppin, tahan ei õpi, ühesõnaga tegin, mis tahtsin. Jooksin ringi. Ja mul on lapsepõlvest sellised positiivsed mälestused pigem. Aga kuna ema haigus hakkas progresseeruma, siis ühel hetkel, kui ma olin 10-aastane, mind võeti siis ema juurest ära ja pandi varjupaika. Ja varjupaigas ma olin siis 1 aasta. Ja kuna ütleme niimoodi, mulle pidevalt lubati, et ma lähen ema juurde tagasi, aga kahjuks seda lubadust nad ei suutnud täide viia. Ja mina 10-aastane laps olin üsna paanikas ja nad käskisid mul õppida, mida ma kunagi ei armastanud õppida ning ühesõnaga üsna vaikselt ma muutusin agressiivseks ja selle agressiooni peale nad saatsid mind psühhiaatria haiglasse, kus ma siis veetsin 2 kuud, nad jälgisid mind, vaatasid, et minuga ei ole mitte midagi korrast ära, saatsid mind tagasi varjupaika ja ühel hetkel mulle lihtsalt tullakse minu juurde ja öeldakse, et siin on sulle üks must kott, paki omad asjad ja homme sa lähed uue ema juurde. Valikut mulle ei antud, lihtsalt öeldi paki oma asjad ja homme sa lähed. Niimoodi ma siis pakkisin oma asju ja läksin järgmisel päeval. Mind siis viidi ühte väiksesse külla, mille nimi on Tudulinna, mis asub Ida-Virumaal ja seal mind pandi hooldusperre. Ja see oli siuke Eesti küla ja mina olin venekeelne laps, kes tuleb vene koolist, vene keskkonnast ja oli mega keeruline ümber häälestuda eestlastele. Sellepärast, et minu keeletase oli nagu lasteaia tase. Võrreldes siis, ma ei tea, ülikooli tasemega, ütleme niimoodi, kuidas nad siis
räägivad ja oli väga keeruline ümber häälestuda, sest et ma ei olnud enam nii väike. Olin juba 12. Aga valikut ei antud ja pidi ümber häälestuma, pidi õppima eesti keelt, pidin käima koolis. Kasuperes oli väga keeruline, seal oli meil umbes 10 last kogu aeg. Oli mega suur konkurents armastuse eest. Olid väga kõrged nõudmised meie kasu ema poolt, olid ranged reeglid, millest ma täpsemalt ei hakka teile praegu rääkima. Aga ühesõnaga armastusest ma tundsin puudust ja suure konkurentsi tagajärjel me kogu aeg nende teiste lastega võistlesime ja võitlesime omavahel, mis, kuidas siis seda õigesti väljendada, kahjustas minu psüühikat. Kahjustas minu psüühikat erinevas mõttes. Ning unistasin sellest, et sealt välja saada, põgeneda nii-öeldes oma ellu, kuna armastust ma ei tundnud, toetust ei tundnud, turvalisust mitte. Samas katus oli pea kohal, söög oli laual. Ja kohe, kui ma sain sealt minema, ma ka läksin. Olin 15 ja läksin õppima õppima gümnaasiumisse teisse linna Rakveresse. Ja läksin õppima Rakvere Reaalgümnaasiumisse teatri Kallakuga kooli. Sellepärast, et tol hetkel mul nagu formuleerus unistus, et tahtsin näitlejaks saada. Õppisin siis seal gümnaasiumis ja elasin Kutseka koolis ühikas, Kutseka kooli ühikas. Raha oli vähe. Tol hetkel oli 10 eurot nädalas söögiraha ja olin depressioonis. Alguses õppisin hästi, siis hakkasin halvasti õppima, läksin kohe 17-aastasena klubisse tööle baari abina, siis 11. klassis läksin siis Hesburgeri tööle pärast kooli ja siis üldse ei tahtnud kooli lõpetada. Olin sellises sügavas depressioonis, võtsin tugevalt kaalust juurde. Oli väga keeruline periood ning mõtlesin, et ma ei lõpeta 12. klassi, aga õnneks mu kasuema veenis mind ümber, et ma tuleks sinna külakooli Avinurme ja prooviks lõpetada. Ja see oli 3 kuud enne 12. klassi lõpetamist ja 12. klassi ma põhimõtteliselt ei käinudki koolis, et mul oli hästi palju võlgasid. Siiski suutsin kuidagi selle gümnaasiumi ära lõpetada, nad võtsid mind vastu. 3 kuuga ma hästi kiiresti õppisin puuduvad materjalid nagu ära ja lõpetasin. Siis ma proovisin sisse saada Viljandi Kultuuriakadeemiasse teatri erialal, kuna siis 14. eluaastast ma tegelesin näitlemisega ja läksin teatri Kallakuga kooli. Aga kahjuks ma ei saanud sinna sisse ja siis oli see moment, et mu unistus purunes ja olin sellega üksinda, keegi ei toetanud mind. Oli väga kurb, oli siuke, kus su unistus lihtsalt puruneb ja sa oled sellega üksinda.
ning läksin Tallinna, kus mulle anti sotsiaalkorter. Sotsiaalkorterisse seadsin ennast sisse ja saatuse juhatusel juhtus nii, et ma kohtusin vana sõbrannaga, kes siis kutsus mind klubisse tantsima ja mitte tavalisse klubisse, vaid striptiisi klubisse. Siis ma olin 19 ja mõtlesin, et lähme siis koos, et üksinda ma ei läheks sellist asja tantsima. Et kuna ta kutsus, et siis proovime. Ja muid mõtteid mul nagu elust ei olnud, kuna just oli see moment, kus kõik purunes ja ma ei osanud ennast kuskile nagu viia, kuskile suunata. Ja see oli nagu esimene asi, mis mul elus ette juhtus. Ning minu kasuema sai sellest teada, oli väga pahane, tahtis kõik politseid kutsuda, aga õnneks minu agent siis rääkis ta ära, et see on normaalne töö, kus ei ole mingit prostitutsiooni või mingit sellist asja, et see on lihtsalt tantsimine ja selle eest raha saamine. Ja siis me nagu läksime kasuemaga tülli, kuna ta tahtis mulle kõik need politseid kaela kutsuda. Ja nii ma läksingi 19-aastasena Pariisi tantsima. Minu esimene klubi oli Champs-Élysées, see on Pariisi peatänav. Pink Paradise. Seda klubi avas kunagi David Guetta ja võib-olla see on kõige ilusam striptiisi klubi, mis ma olen kunagi nagu näinud, kohanud oma elus. See oli väga luksuslik, väga ilus, aga töö ise oli minu jaoks keeruline, kuna ma olin selline lillelaps ja mul olid probleemid suhtlusega. Mul oli isegi raske minna, ma ei tea, kellegiga vestelda, sest mul oli kogu aeg tunne, et ma räägin midagi valesti. Ühesõnaga ma olin siuke psühholoogiliselt hästi alla surutud ja isegi küürus, konkreetselt küürus. Aga kuidagi ma sain siis seal hakata tööd tegema ja edasi see agent suunas mind Viini. Nii ma siis läksin Viini. Seal oli ka muidugi paras seiklus. Et see tüdrukute korter, seal olid prussakad ja siuke, see on terve teine lugu, mis kõik seal toimus, mida ma nägin. Ühesõnaga, lõpuks jõudsin Tallinna tagasi ja sealt ma leidsin ühe klubi Tallinnas, mis oli hästi vaikne, kus käis hästi vähe külalisi ja sai põhimõtteliselt terve öö mitte midagi teha ja natuke tööd teha ja oma 2000 eurot taskus mul oli iga kuu 1000 kuni 2000 ja põhimõtteliselt sa ei pea mitte midagi tööd tegema. Istud 99% oma ajast ja niimoodi ma siis hakkasin seda tööd tegema. Ja 19, 20, 21 ma siis tantsisin, teenisin raha, mulle see raha meeldis, mulle see tähelepanu meeldis, mis ma kõik sain meestelt. Tähelepanu meestelt. Mul oli selline tugev tähelepanu puudus, armastuse puudus, mida ma täitsin nagu oma seda nii-öelda sisemist auku sellega. Et ma vaatan, siin on 20 inimest, et ma ei taha siin pidada monoloogi liiga pikalt, et kui te kirjutaksite mulle paralleelselt mingeid küsimusi vastavalt sellele, mis te siis kuulete, siis mul oleks väga tore teiega vestelda. Siis ma ei tunne, et ma räägin iseendaga läbi ekraani.
räägin seda lugu iseendale, siis ma näen, et te mind kuulete ja olete huvitatud sellest, mis ma siis räägin. Ja